Kust üldse kodu ostmisega alustama peaks? Esimene samm on see, et tuleks teha selgeks oma rahalised võimalused. Kui sa oled täna olukorras, kus sul on kogutud piisavalt kapitali selleks, et osta kas siis uus kodu või investeerimisobjekti ilma panga kaasamiseta, siis loomulikult on sul selles osas ettekujutus olemas. Kui sa ka soovid osta kinnisvara panga finantseerimise abiga, on kindlasti enne järgmiste sammude astumist kõige mõistlikum kõigepealt konsulteerida pangaga, küsida üle, milline on see rahaline piir, mille raamides sa üldse tegutseda saad. Selliselt oled sa kahe jalaga maa peal ja ei raiska oma aega ning ei tekita ka emotsionaalset stressi objektidega, millele sinu hammas võib-olla üldse peale ei hakkagi. Kui sa lähed panka, siis sealsed spetsialistid kindlasti informeerivad sind sellest, aga lihtsalt etteruttavalt ma ütlen sulle juba ära, et pankade ootus täna on, et oma finantseeringu osa peaks olema vähemalt 10–20% ostetava vara väärtusest. Kui sul täna sellist summat võtta ei ole, siis alternatiivse variandina on võimalus ka kinnisvara ostmine lisatagatise olemasolul. See aga tähendab seda, et kas siis sul endal või mõnel sinu lähisugulasel on olemas kinnisvara, mida selle kinnisvara ostmiseks saaks tagatiseks panna.